Myra, kas sina tegid seda? Did you kill your friend? Ei mingeid vastuseid, ainult pisarad, kui ta vanglast välja kõndis. See on naine, keda politsei sõnul kahtlustatakse jõhkras mõrvas. Väidetavalt pussitas ta ohvrit üle 100 korra. Myra Velasquez näis kuni selle kuu arreteerimiseni elavat luksuslikku elu. Nüüd on talle selles juhtumis, mis ulatub enam kui 10 aasta taha, aastasse 2012, esitatud süüdistus eriti raskes mõrvas. Politsei sõnul on neil DNA, mis tõestab, et tema on tapja, kuid tema kaitsja esitab huvitavaid argumente, kuna ta on nüüd vabaduses ilmselt üllatavalt madala kautsjoni alusel. Me käsitleme seda juhtumit, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Võite mäletada, kui politsei teatas, et nad usuvad, et leidsid isiku, kes pussitas naist surmavalt üle 100 korra lahendamata juhtumis, mis ulatub tagasi aastasse 2012. Seal oli detektiiv, kes oli pisarateni liigutatud, kui temalt küsiti, mida tähendab ohvri perekondale rahu toomine. Inimestele, kes olid oodanud õiglust 14 aastat. Aga see on ausalt öeldes vaid üks pool loost. Mis on teine pool? Mis on kostja pool? Nüüd hakkame kuulma ka Myra Velasquezi kaitsjate seisukohti ja seda, milline võib olla tema vaatenurk sellele loole. Siin on video Myra Velasquezist, keda süüdistatakse mõrvas raskendavatel asjaoludel. Sel nädalal Texases Tarrant maakonna vanglast välja kõndimas. Tema advokaat ütleb, et ta ei ole süüdi. Tema kautsjon määrati $450,000, mis, olgem ausad, arvestades, et tegemist on raskendatud mõrvaga, on üsna märkimisväärne. See tundub selle süüdistuse kohta üllatavalt madal kautsjon. Ja tekib küsimus, mida see ütleb selle kohta, kui tugev võib tegelikult olla see juhtum selle kinnisvaramaakleri, ema ja abikaasa vastu. Nüüd astub Velasquez kaitsja avalikkuse ette ja ta ütleb, et tema klient on süütu. See ei pruugi olla üllatav. Sageli ütlevad seda inimesed, kes on palgatud kaitsma kuriteos süüdistatuid. Aga just see, kuidas tema kaitsja väidetavalt lükkab ümber arusaama, et tema kliendi vastu esitatud süüdistus oli vettpidav, ongi see, millest me kohe rääkima hakkame. Ja sa pead tõesti mõtlema, kuhu läheb Velasquez siit edasi? Kuidas saavad võimud olla kindlad, et ta ei põgene, arvestades võimalust, et talle võidakse selles asjas määrata surmanuhtlus? Nüüd ei paista küll, et Myra Velasquez oleks viimased 14 aastat elanud süütundega, et ta on kellegi elu võtnud. Loomulikult näitab sotsiaalmeedia meile vaid väikest osa sellest, millega keegi tegelenud on. Aga kui vaadata tema sotsiaalmeediat, ta töötas näiliselt eduka kinnisvaramaaklerina Tallase ja Fort Worthi piirkonnas ning tundub, et ta oli abiellus. Ta on poja ema, kes sündis aastal pärast seda, kui politsei sõnul ta väidetavalt tappis oma sõbranna. Ja oi, kuidas ta reisis? Pariis, Jamaica, mujal Euroopas, Lõuna-Ameerika. Ma mõtlen, et ta näib tõesti elanud unelmate elu, pere alati kõrval. Enne kui ma jõuan selleni, milline võib tema kaitse välja näha, miks tema kaitse ütleb, et ta on süütu, tahan anda teile kiire ülevaate sellest, kuidas. Politsei ütleb, et nad viisid otsad kokku ja jõudsid selle juhtumi väidetava tapjana Myra Velasquezi juurde. Alustame siis ohvrist, Iracema Chavezist. Ta oli 33-aastane, kui ta leiti oma korterist surnuna. Ta oli surnuks pussitatud oma korteris 2012 aasta jaanuaris Arlingtonis, Texases, mis asub Dallase lähedal. Jällegi, teda pussitati väidetavalt üle 100 korra. Mõelge, kui kaua see aega võttis. Ja mitte, et olla morbiidne, aga kui kaua see tegelikult aega võtaks. See on õudne. Üks peamisi tõendeid, mille politsei avalikkusele välja pani, kui nad mõrvarit otsisid, on see video, mis nende sõnul pärineb Chavezi mõrvaööst. See on valvekaamera video tema korteri väljast, mis näitab seda varjulist kuju, dressides, trepist üles minemas tema korteri ukse juurde. Pea on maas. Tundub, et nad proovivad ust avada, kuid siis lihtsalt ootavad. Ja umbes minuti pärast nad lähevad sisse. Perekonna liikmed läksid järgmisel päeval Chavezile peale vaatama ja siis nad leidsidki ta surnuna. Taranti maakonna kohtuarstid tuvastasid hiljem, et teda oli pussitatud üle 100 korra. Ja taati, et korterist oli televiisor kadunud. Me usume, et tapja võttis televiisori kaasa. Tollased detektiivid viisid läbi väga põhjaliku uurimise, järgides mitmeid vihjeid. Kuid nad ei suutnud kahtlusalust täielikult tuvastada. Siin on see, mida me kuriteopaiga kohta teame. Sunniviisilises sisenemise märke ei olnud ja te just nägite seda videot seal. Kas see tähendab, et Chavez tundis oma tapjat?
kedagi, kelle ta lihtsalt lubas oma korterisse, võib-olla sellepärast, et nad olid seal varem käinud. Neil oli tugev vihje, tilk värsket verd, mis leiti korteri magamisto teleri aluselt. Kriminaalabor tuvastas, et vereproov ei pärinenud ohvrilt ja see kuulus tuvastamata hispaaniakeelse taustaga naisele. Detektiivid laadisid DNA profiili üles koodisesse, mis on riiklik andmebaas, mida kasutatakse DNA profiilide võrdlemiseks kriminaaluurimistes. Aga me pole kunagi vastet saanud. Nii et see juhtum aastatel 2012, 2013, 2014 ja nii edasi, see jäi soiku. Arreteerimisi ei toimunud. 2016 aastal, 4 aastat pärast mõrva, anti vereproov DNA testimise ettevõttele nimega Parabon Nanolabs. Jällegi, see oli vereproov, mis leiti korteris teleri aluselt. Ja õiguskaitseorganid väidavad, et see oli värske ning pärines kelleltki sellel ajavahemikul, mil nende sõnul Chavez tapeti. Nüüd koostas Parabon Nanolabs profiili selle kohta, kuidas selle vere omanik ehk võimalik tapja võiks välja näha. Ja see on see, mille nad kokku panid. Tegemist on naisega, kes arvatakse olevat 20. eluaastates. Ja kui sa seda vaatad, pead tunnistama, et sarnasus Mayra Velasqueziga on väga tugev. Aga 2016 aastal see avalikustatakse, kuid kedagi ei arreteerita ja juhtum jääb endiselt lahendamata. Jõuame aastasse 2024 ja siis sekkub FBI. Nad võtavad DNA proovi ja analüüsivad seda geneetilise genealoogia abil. Ja me oleme näinud, kuidas see on varemgi ammu lahendamata juhtumeid lahendanud. See tähendab, et võetakse DNA proov, antud juhul veri, ja siis võrreldakse seda avalikult kättesaadavates andmebaasides. Mõtleme näiteks sugupuu veebilehtedele ja vaadatakse, kas leidub vasteid kellelegi, kes võiks olla selle proovi omaniku sugulane. Ja selle aasta alguses FBI sõnul suutsid nad selle proovi ühendada Mayra Velasqueziga. Õiguskaitseorganid ei ole täpsustanud, mis täpselt selles DNAs oli see läbimurre, mis võimaldas öelda, et just tema sobib selle verega. Arlingtoni, Texase politsei hakkas seejärel jälitama Mayra Velasquezi. Nad panid ta jälgimise alla ja ootasid, kuni ta prügi ära viskab. Väidetavalt käis ta koos sõpradega restoranis lõunat söömas. Ja just siis sekkusid õiguskaitseorganid, kui Mayra lahkus. Nad võtavad mõned esemed, sealhulgas kahvli, ja väidetavalt leiti, et see kahvel vastas DNA proovile, mis leiti Chavezi kodust 2012 aastal. Seda teatas WFAA televisioon. Oli ohvri lähedane sõber, kes elas vaid mõne miili kaugusel kuriteopaigast. Selle uue teabe põhjal meie tapmisjuhtumite osakond alustas järeleuurimist proua Velasquezi suhtes. Mais õnnestus neil saada DNA proov ära visatud prügist. Me saatsime selle meie kriminalistika laborisse edasiseks analüüsiks. Labor tuvastas, et DNA ühtis kuriteopaigalt leitud veretilga DNA-ga. Politsei arreteeris Mayra Velasquezi. Nad tegid seda liikluspeatuse käigus ja esitasid talle süüdistuse kapitaalmõrvas. Nüüd, lisaks DNA seosele, ütlevad nad, et ohvri mobiiltelefon andis ülevaate nende kahe suhtest. Nad ei avalda siiski rohkem infot selle kohta, milline nende suhe oli, peale selle, et nad olid lähedased sõbrad. Nad ütlevad ka, et Velasquez oli varem Chavezi korteris käinud. Politsail pole siiski mõrvarelva ning me ei tea, mis võiks olla mõrva võimalik motiiv, eriti nii õõvastava juhtumi puhul nagu see. Politsei ütleb, et Mayra andis politseile intervjuu, kuid nad ei avalda, mida ta ütles, peale selle, et see oleks prokuratuuri jaoks kasulik. Kui võimud teatasid, et Mayra Velasquez on isik, keda kahtlustatakse Chavezi tapmises, ja sa vaatad seda pressikonverentsi, tundus, et korrakaitsjad tundsid teatavat kergendust. Ta on süütu, kuni tema süü pole tõestatud, kuid see arreteerimine oli selles juhtumis oluline hetk. Nad ütlesid otse välja, et ei usu, et keegi teine oleks Ira C. Chavezi mõrvaga seotud. Ja siis on see hetk, kus korrakaitseametnikult küsitakse, mida tähendab nende jaoks Chavezi perekonnale hingerahu toomine. Härra Velasquez, sest mul on kahju. PR Velasqueziga tehti intervjuu. Ja selles intervjuus saime teada teavet, mis on selles protsessis abiks. Ma ei kavatse seda praegu avaldada. Nad olid sõbrad. Ja proua Velasquez oli varem selles korteris käinud. Kuid meil õnnestus intervjuu käigus temalt mõningaid andmeid saada.
mis aitab kaasa tema süüdistuse esitamisel. ja te näete seal selle detektiivi emotsioone, aga see on, kui me vaatame, nagu kõigis juhtumites, on see vaid üks pool loost. Mida kaitsepool selle kohta ütleb? Kas see kinnisvaramaakler oli tõesti keegi, kes aastaid püüdis endale uut elu luua, üritades maha jätta kohutava kuriteo õudset mälestust? Nüüd, pean ausalt ütlema, oleme jätnud Velasquezi õigusmeeskonnale mitu teadet, et nad tuleksid saatesse ja aitaksid meil mõista, mis tema vaatenurgast juhtus, aga me pole vastust saanud. Kutsume neid siiski endiselt saatesse. Tema advokaat Frank Sellers andis intervjuu CBS-i telejaamale Dallases ja ütleb, et Mayra Velasquezi klient on segaduses. Miks talle mõrvasüüdistus esitati? Ma arvan, et ta on praegu täiesti halvatud. Käisin täna hommikul teda külastamas ja ta küsis, miks seda peetakse raskendavatel asjaoludel toime pandud mõrvaks. See oli talle šokk, kui talle öeldi, et põhjuseks oli varastatud televiisor. Ma arvan, tema sõnad olid, milleks mul televiisorit vaja oleks? Tsitaadi lõpp. Tuletan meelde, et televiisor oli asi, mis 2012 aastal oli Chavez'i korterist kadunud. Ja tundub, et Sellers võtab sihikule ka selle video, kus inimene läheb Chavez'i korterisse sel ööl, kui ta mõrvati. Läheb trepist ülesse korterisse. Ta ütles, tsitaat, 10 minutit pärast seda, kui videos nähtav inimene sellesse korterisse siseneb, katkeb valvekaamera salvestus. Nii et ma arvan, et kõige tõenäolisem järeldus on, et inimene, kes valvekaamera välja lülitas, oli suure tõenäosusega ka tapja. Ta ütles ka, et kui ta seda videot vaatab, ta tunneb, et inimene, keda sa näed neid treppe üles minemas, on mees, mitte naine. Prokurörid ei ole neid Sellersi tehtud avaldusi kommenteerinud, aga Sellers tegi ka väga huvitava kommentaari geneetilise genealoogia ja nende ammu lahendamata juhtumite kohta, mida on õnnestunud lahendada DNA testimise abil. Nüüd selle juhtumi puhul on ilmselt tegemist ühega mitmest ammu lahendamata juhtumist, mis CBS-i andmetel on sel kuul Dallas-Fort Worthi piirkonnas lahendatud ja CBS kirjutab oma loos, tsiteerin, Velasquezi advokaat väidab ilma tõenditeta, et ta ei usu, et kohalike võimude poolt nii paljude ammu lahendamata juhtumite lahendamine on juhus. Nad ütlevad, et just seda ütles neile Frank Sellers ja see on huvitav. Ja ma arvan, et sellest on oluline rääkida. Ta ütles, tsitaat, tõepoolest tundub, et viimase 3 või 4 nädala jooksul oli koordineeritud pingutus avaldada palju uudiseid ammu lahendamata juhtumite lahendamise kohta. Ja see on üks neist, mis sellesse haarangusse sattus. Ma arvan, et pidi olema mingi valitsuse toetus, mis anti nende juhtumite kokkupanekuks ja nende külmade juhtumite lahendamiseks. Nüüd ütles Sellers ka, et ta taotles kautsjoni määramist $450,000 peale ja ta ütleb, et prokuratuur sellele vastu ei olnud. Ja see ongi see kautsjon, mille kohtunik määras ning selle summa suutis Velasquez ka maksta. Ja nüüd on ta vanglast väljas, kuigi talle on esitatud süüdistus kapitaalmõrvas. Väidetavalt on tema kautsjoni tingimuseks see, et ta peab kandma GPS jälgimisseadet ning tal ei ole lubatud lahkuda Tarranti ega Dallase maakonnast. Meiega on nüüd sellest lähemalt rääkimas. Kriminaalkaitse advokaat ja endine prokurör Safa Robinson Ferreira. Alati on tore sind Law and Crime'is näha. Kui ma kuulsin, et kapitaalmõrva kahtlusaluse kautsjoniks määrati $450,000 ja sa näed teda vanglast välja jalutamas, mida see sulle selle juhtumi kohta ütleb? Et ta suutis kautsjoni maksta ja kautsjon määrati vähem kui $500,000 suuruseks selle süüdistuse põhjal. See on kindlasti huvitav, et tema kautsjon määrati oluliselt madalamaks võrreldes paljude teiste kapitaalmõrva juhtumitega. Sageli nende juhtumite puhul näed, et kahtlusalune hoitakse vahi all ilma kautsioonita, ilma vabastamiseta, süüdistuste ja kogukonnale ohu tõttu ja samuti ka põgenemisohu tõttu, sest süüdimõistmise korral võite põgeneda, kui nad lõpuks süüdi mõistetakse. Ja seetõttu ei taha me sisuliselt või kohus ei taha, et inimene, kes võidakse mõrvas süüdi mõista, põgeneks riigist või ohustaks kedagi teist. Aga $450,000 suurune kautsjon koos GPS jälgimisseadmega tundub olevat justkui kompromiss. Selle juhtumi süüdistused on umbes 14 aastat vanad. Nii et selle ajavahemiku jooksul süüdistatav selles juhtumis näib olevat elanud edasi produktiivset elu. Ta on reisinud, saanud kinnisvaramaakleri litsentsi ja elanud näiliselt tervislikku ning produktiivset elu. Me teame ka, et tal puudub kriminaalne taust. Seega kohus kaalub mitmeid tegureid, sealhulgas põgenemisriski ja ohtu kogukonnale. Kas tal on kriminaalne taust või mitte, mida me ei usu, et tal oleks. Samuti võivad nad hinnata süüdistuse tugevust ja ma ei tea, kas selles konkreetses
14 aastat vanas juhtumis see kehtib. Kas nende juhtum on nii tugev kui võimalik, erinevalt näiteks kellestki, keda süüdistatakse mõrvas, mis toimus võib-olla aasta tagasi ja kelle kohta on värsked, uued, kiiresti koutud tõendid selles juhtumis. Ja ma arvan, et kohtunik tegi siin sisuliselt kompromissi, lubades tal jääda kautsjoni vastu vabadusse elektroonilise järelevalvega. Sest tead, oli see pressikonverents, kui tema vahistamisest teatati ja kohal olid nii FBI kui ka kohalikud võimud. Ja siis on seal see detektiiv, kes muutub emotsionaalseks, kui ta räägib hetkest, mil nad ütlesid Jarosima Chavezi perekonnale, et nad on selle vahistamise teinud. Ja see on nagu, sa kuuled seda. Ja ma tean, et see on ainult üks pool loost. Nagu seal oli selline, peaaegu. Ma tean, et need on süüdistused, aga selline lõpetatuse tunne, et me tegime selle ära. Ja ma poleks arvanud, et nädal hiljem näeme teda vanglast välja jalutamas. Kui rääkida lahendamata juhtumitest ja me oleme näinud, et paljud neist on lahendatud, siis see geneetiline genealoogia on olnud tead väga edukas, aidates lahendada juhtumeid, mis mingil ajal tundusid lahendamatud. Aga kuidas see mõjutab juhtumit, kui arvestada, et me räägime tõenditest, mis koguti ja intervjuudest, mis tol ajal tehti? Me räägime millestki, mis juhtus 14 aastat tagasi. See võib kindlasti mõjutada juhtumit ja pigem positiivselt. Ma arvan, et üks põhjus, miks keegi polnud seni arreteeritud, oli DNA tõendite puudumine. Või vähemalt võimalus seda geneetilist DNA trendit testida. See lõpuks näitas, et tema oli väidetav kahtlusalune selles juhtumis. Ja ma arvan, et tihti juhtubki nii, et teaduse ja õigussüsteemi arenedes luuakse rohkem mehhanisme selleks, et tagada, tead küll, DNA testimine ja muud teaduspõhised tõendid esitatakse ja töödeldakse asjakohaselt ja korrektselt. Ja taas, kui maailm teab küll muutub koos tehisintellekti ja kõigi teiste võimalustega, siis on järjest suurem surve selliste kuritegude lahendamiseks. Sest ma arvan ka, et kui sa oled tema kaitsja, tead, need tõendid koguti juba 2012 aastal. Ja asjad on sellest ajast kindlasti muutunud, kuidas politsei kogub kuriteopaigalt tõendeid. Nagu kui tead panna sinu kui kaitserolli. Ma mõtlen, kuidas saaksid rünnata, näiteks ajaraamia võib-olla. Ja politsei tundub olevat üsna kindel selles, kuidas tõendeid koguti. Aga kuidas see töötab kaitse jaoks, et öelda, ma mõtlen, see juhtus ju nii ammu aega tagasi. Absoluutselt. Üks asi, millele kaitse siin kindlasti keskendub, on tõendite käitlemisahel ning samuti see, et puudus võimalus seda DNA trendit säilitada. Me peame teadma, kes selle DNA proovi kogus, millal see koguti, kui paljude inimeste käest see läbi käis, enne kui see hoiule pandi, enne kui seda testiti. Ja kas selle DNA tõendi terviklikkust likuti kuidagi? Ehk siis kellel oli sellele ligipääs, kuidas seda hoiti, kas see oli turvalistes ja sobivates tingimustes, kui see oli näiteks külmakastis, kas temperatuur oli sobiv ja kõik need muud asjad, mis võivad lõpuks mõjutada seda, kas DNA tõendeid oleks saanud mingil moel muuta. Ja kaitse ütleb, kuulake, see juhtum on 14 aastat vana. Tõenäoliselt te ei kogunud neid tõendeid korrektselt. Teil on need olnud nii kaua. Kas seda hoiti õigesti ja korrektselt, et tagada DNA treendi terviklikkus? Ja mida inimesed tihti ei mõista, on see, et 14 aastat on väga pikk aeg. Nii et need inimesed, kes oli vastutavad nende tõendite kogumise eest, neid tuleb kutsuda tunnistajatena kohtuprotsessile ütlusi andma. Kahjuks juhtub vahel ka nii, et inimesed lahkuvad meie seast. Kui see peaks juhtuma kellegagi, kes oli seotud tõendite käitlemisahelaga või DNA tõendite kogumisega, siis mõjutab see kindlasti süüdistuse tugevust ja seda, kui palju nad suudavad tõestada. Kui meil on tunnistajad, kes ei saa ütlusi anda või puuduvad või kui nad tol ajal ei jäädvustanud olulisi asju ja nad ei ole enam siin, et meie eest tunnistada, siis on see kindlasti takistuseks süüdistusele. Teate, kuna mina olen sellest uurimisest ilmselgelt väljaspool, nagu me kõik, ja jälgin seda, ja paljudes neist juhtumitest on nii, et sul on DNA, ja see on see hetk, kui mõtled, et nad said ta kätte, eks, nagu see ongi kõik. Oleme näinud, kuidas teisi lahendamata juhtumeid on lahendatud, kus DNA võis olla. Ma mäletan ühes juhtumis, et ohvri sõrmejälgede alt leiti DNA, ja see näitas, et ta oli võidelnud. Ja teises juhtumis DNA võib olla näiteks mõrvarelval. Selles juhtumis DNA sales on, it's been tested, tead, see veretilk kuulub tõenäoliselt Mayra Velasquezile ja politsei ütleb seda.
see ja ma olen kindel, et selle üle vaieldakse, et nagu see veretilk oli see ikka veel piisavalt värske, et sobituda ajajoonega, mil see salapärane isik tema korterisse sisenes sel ööl, kui ta mõrvati. Aga see on nagu, mis sulle silma jääb, on see, et see on veretilk teleri alusel. See ei ole nagu veretilk, mis oleks mõrvarelval või midagi sellist. Tundub, et see annab kaitsele siin võimaluse vähemalt selle põhjal, mida me teame. Ja ma olen kindel, et on palju muud tõendusmaterjali, millest me ei tea. Kui naised olid sõbrad, nagu seda on kujutatud, siis on väga tõenäoline, et kostja DNA oleks niikuinii tema korteris olnud. Kui ta on teda kunagi külastanud, kui ta on temaga tema kodus aega veetnud, siis on suur tõenäosus, et kostja DNA oleks seal igal juhul olnud. Nüüd see asjaolu või see, mida me usume, saab olema fakt, et DNA tõendid kuuluvad kostjale. Ja need olid teleri alusel. See kindlasti tekitab mulje või kaudsete tõendite põhjal tekitab mulje, et tema võis selle kuriteo toime panna. Kas see on endiselt kindel asi? Ei, meil pole endiselt mõrvarelva. Me ei tea, kui üldse põhjus oleks võinud olla motiiviks. Mitte, et prokuratuur peaks motiivi tõestama, aga see peab olema loogiline. Teate, süüdistus on siin selles, et toimus mõrv. Ma arvan, et varastatud sai ka televiisor, see oli kuidagi seotud. Sellised asjad. Ja 100 korda pussitada on kindlasti afektikuritegu. Mis siis juhtus enne seda sündmust, mis oleks näidanud, et süüdistataval oli tegelikult põhjus või motiiv seda kuritegu toime panna? Mis mulle samuti silma jäi, on see, et ohvri kodus näib olevat valvekaamera süsteem, mis näitab, kuidas üks isik siseneb umbes 10 minutit enne, kui valvekaamera välja lülitatakse. Selle juhtumi kaitseadvokaat väidab, et tegemist näib olevat meessoost isikuga. Kas on veel kedagi, kes oleks võinud olla kahtlusalune? Me teame, et selle juhtumi prokuratuur ütleb, et ei ole. Kuid see on siiski miski, mida tuleb mingil määral uurida. Sest kui näeme juhtumeid, kus pussitatakse 100 korda, siis on see kindlasti afektikuritegu. Me teame, et perevägivalla juhtumite puhul, kui tegemist on mehega või oleks võinud olla mehega, kindlasti perevägivalla juhtumite puhul on olukordi, kui tegemist on mehega ja võib-olla ta on endine partner või nende kahe vahel toimus mingisugune perevägivald. Kui seal tõepoolest oli mees ja me ei tea seda veel kindlalt, see on veel vaidlus, on tõenäolisem, et tegemist oli perevägivalla juhtumiga, mitte mõrvaga, mille pani toime sõber. Kuidas saaksid seda tõestada? Sest neil on see video Mayra Velasquezist, kes lihtsalt kõnnib. Tead küll, see on esimene kord, kui me teda päriselt näeme, mitte ainult sotsiaalmeedia piltidel. Sa näed teda ja kohalikud uudised olid ka kohal, kui ta kautsjoni vastu vanglast välja pääseb. Kuid selle esitlus oli teistsugune, kui näiteks see inimene, kes politsei arvates on tema ja kes läheb 2012 aastal selle kortermaja trepist ülesse. Nagu, kuidas sina, kui oled prokurör, tõestad, ja ma arvan, et see käib mõlema kohta, sest ka kaitse peaks seda tegema, nagu, kas see on tema? Ma arvan, et kui oled kaitseadvokaat, siis see jõuab kohtusse. Kas sa lased tal kohtusaalis ringi kõndida? Ma mõtlen, inimesed näevad teda niikuinii, sest sa vaatad teda ja ta on keegi, kes on tead dressides. Ta vaatab maha. Sellel hetkel on raske öelda, kes see on. Kas saaksid tõestada, et see on või ei ole Mayra Velasquez? Ja, see küsid õiget küsimus, sest selle juhtumi puhul see juhtum sõltub isiku tuvastamisest. Me juba teame, et on vaieldamatu, et see naine mõrvati. On vaieldamatu, kuidas ta mõrvati, aga küsimus on selles, kes selle teo toime pani. Nii, et selleks, et tõestada või ümber lükata, et see oli süüdistatav selles juhtumis. Kui mina, kaitsja, usun, et see oli mees, nagu tema kaitse väidab. Sul on täiesti õigus. Ma palun tal püsti tõusta, ma palun tal ringi kõndida. Seda nimetatakse demonstratiivseks tõendiks. Ta kõnnib kohtusaalis ringi, et vandekohus saaks ise näha, kuidas ta välja näeb või hankida fotosid sellest, kuidas ta tol ajal võis välja näha. Tead, kas tema pikkus vastas sellele inimesele, keda turvakaamerast nähti? Tead, kas tema kaal oli sel kuupäeval ja sel ajal turvakaamerast nähtud isikuga kooskõlas? Või vastas see rohkem sellele, mida kaitse kavatseb väita, ehk mehele? Ja kui see on kaitse seisukohast, siis tahad seda sinna ette tuua, lasta tal žürii ees ringi tendida, et näidata, et see ei ühti turvakaameras nähtud isiku omaga. Kui mina olen prokurör ja ütlen, et ei, see on see naine, see on see isik, mitte mees, siis ma toon selle välja ja tead, sa ei saa süüdistatavat sundida tunnistama. Aga ma teen kõik endast oleneva, et kaitselaua juures osutada süüdistatavale. Siin, kui me räägime selles videos nähtud isiku tuvastamisest, siis süüdistatava kehaehitus tol hetkel või füüsiline välimus tol ajal on kooskõlas sellega, kes videos oli. Jah, tal võis sel hetkel olla kapuuts peas. Jah, tal võis olla lisariideid, kuid tema kehaehitus on kooskõlas inimesega, keda on näha selles turvavideos. Ja samuti, kes oleks teadnud, kes oleks külastanud seda korterit ja kellel oleks olnud põhjust teada, et seal on valvekaamera ning kuidas see läbi lõigata ehk kuidas seda teha.
see on ka väga hea tähelepanek, jah, sest mina ise ei teakski, kuidas seda teha. Ja kes teab, kuidas oli 2012? Aastal selles, ma mõtlen, ligipääs sellistele asjadele. Tead, see on samuti ebaselge. Ma mõtlen, see viib meid tagasi 2012 aastasse, aga tundub, et video oleks võinud avalikuks tulla, kuna see juhtum on nii kaua lahendamata olnud. Huvitav avaldus Mayra Velasquezis advokaadilt Frank Sellersilt. Ja CBS ütleb, et ta ütleb midagi sellist või tema tsitaat on: tõesti tundub, et viimase 3-4 nädala jooksul oli koordineeritud pingutus avaldada palju uudiseid lahendatud külmade juhtumite kohta. Selles juhtumis, see on üks neist, mis sattus sellesse võrku. Ma arvan, et pidi olema mingi valitsuse toetus, mis anti nende juhtumite kokkupanekuks ja nende külmade juhtumite lahendamiseks, mis, tead, nad olid sellega tegelenud. Ja sa võid leida uudislugusid, mis ulatuvad tagasi aastatesse 2012, 2016, 2020, 2024. Nagu nad oleksid seda juba kaua aega lahendada püüdnud. See on kokkusattumus, et paljud neist külmadest juhtumitest lahendatakse umbes samal ajal. Ma arvan, et ta üritab ilmselt lihtsalt vaidlustada seda, mis on olnud. Tead, sellest on saanud justkui norm, et need külmad juhtumid lõpuks lahendatakse. Ja selles on midagi, mida politseiosakonnad tahavad suuta teha. Kui asi puudutab DNA-d, siis kõik see viib küsimuseni, et kui asi jõuab DNA-ni. Ma mõtlen, kui raske on kaitseadvokaadina vaidlustada neid tulemusi, olgu see siis geneetiline genealoogia või mis tahes muu DNA seos. Tulemusi võib olla väga raske vaidlustada ja seega püüab kaitseadvokaat lõpuks vaidlustada seda, kuidas DNA tõendeid säilitati. Samuti vaidlustatakse testimise viis, et väita, et see pole usaldusväärne. Kui eeldada, et see juhtum jõuab kohtusse, siis ma arvan, et tema kaitseadvokaat väidab mingil hetkel, et testimine pole usaldusväärne. DNA-proovi puutumatus on rikutud ja seda pole säilitatud nõuetekohasel viisil. Vaidlustatakse ka testimist läbi viivate isikute pädevust. Kas nad on tegelikult kvalifitseeritud sellist tüüpi testimist läbi viima? Kas neil on olnud ka teisi juhtumeid, kus nad on võib-olla DNA valesti tuvastanud või on varem DNA-proovidega vigu teinud? Kõik need asjad tulevad mängu ja kõiki neid tahab kaitseadvokaat vaidlustada ja selles konkreetses juhtumis ka jälgimiskaamera salvestist. Ma arvan, et ka siin kaitseadvokaat väidab, et süüdistataval puudus motiiv selle teo toimepanemiseks. Teate küll, miks ta peaks tahtma telerit varastada? Võib-olla tol hetkel seal oli, teate küll, tal oli endal teler või mis iganes argument ka poleks. Ja asja mõte on selles, et päeva lõpuks, kui riik selliste juhtumitega välja tuleb, peavad nad tõendama iga kuriteo, iga elementi põhjendatud kahtluseta. Selles juhtumis me teame, et tegemist on surmanuhtlusega mõrvajuhtumiga. Mitte ainult seda, vaid nad peavad ka tõendama selle teo toimepannud isikusamasust. Ja kaitse hakkab ründama, et DNA-st ei piisa, et nad olid sõbrad, et ta oli seal varem käinud, et tema DNA oli seal juba olemas, sest nad olid seal koos aega veetnud ja et sellest vereplekist ei piisa, et süüdistatavat mõrvas süüdi mõista. Ja me näeme, mis saab, sest tundub, et õiguskaitseorganid hoiavad endiselt palju infot enda teada. Me teame verest. Me teame, et on olemas mingi mobiiltelefoniga seotud taustainfo. Aga jah, sa peaksid arvama, et neil on midagi, mida nad pole veel avalikustanud. Näeme, mis saab. Aga väga huvitav juhtum. Ja see on juhtum, kus see perekond on oodanud 14 aastat vastuseid. Ja me näeme, kas see on vastus küsimusele, kes nende lähedase ära võttis. Safa Robinson Ferreira, kriminaalkaitsja, endine prokurör. Alati on hea sind Law and Crime saates näha. Aitäh, et olid meiega. Aitäh, Kris, et mind kutsusid. Sellega lõpetame Law and Crime'i esitatud saate On the Case. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's, samuti striimime ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart, kohtume järgmine kord.